Nii, tere, mina olen Marin, jagan rahatarkust mikroinvestorina ja ise olen investeerinud 5,5 aastat. Alustasin 25 euroga kasvukontol ja sellepärast olen mikroinvestor, et saab ka väikeste summadega. Aga mul on nii hea meel, et meil on täna külas Tatjana. Ja ma annan sulle kohe sõna, saad ise ennast tutvustada, ma ei ütle ise mitte midagi su kohta, et saad täitsa ise rääkida. Tere! No tere Marin ja tere kõigile kuulajatele ka, et väga tore, et siin on päris mitu inimest juba kogunenud, mõned on päris tuttavad nimed ka, et lisab kenasti sellist esineja pinget, aga loodame, et saab olema vahva. Minust siis ma olen Tatjana, olen 32-aastane ja tegelikult investeerimismaailmas ma olen ikka täiesti roheline veel võrreldes Mariniga, sest et mina alustasin tegelikult investeerimisega või üldse nagu selle maailmaga tutvumisega alles eelmise aasta detsembris. Et mul abikaasa küll tegelikult päris palju utsitas enne ja rääkis, kui põnev see on ja kui tore ja et saab ikkagi nagu tulevikus palju raha olema ja nii edasi, siis minul oli alati selline mõte, et no, et ma ei tea, et alati oled nagu kuulnud, et investeerivad ainult mingisugused, ma ei tea, maffiatüübid, et see ei ole nagu üldse tavainimesele ja et sellega võibki kogu raha ära kaotada ja jäädki lagedaks või lageda taeva alla üldse ja mingi paljas ja istudki pärast ja nutad oma kõiki nagu neid investeeringuid taga. Aga siis kuidagi käis nagu see mingisugune huvitav klikk läbi ja siis oligi, et esimese asjana, kuna ma olen tegelikult terve elu hästi säästlik olnud, siis sellega nagu ei olnud probleeme, et põhimõtteliselt esimene asi, mida ma siis lugesin, oligi Kristi raamat, kusjuures Kristi raamatu ma laenutasin üldse e-raamatukogust, lugesin õhtuti selle läbi. Sain teada, et tegelikult okei, see on küll väga väärt raamat, mida ma tahaks endale raamaturiiulisse, aga samas väga rahatark otsus oli ka seda lugeda e-raamatukogus. Väike võib-olla promo ka, et praegu on see tegelikult ka saadaval Rahvaraamatus e-raamatuna, või ta on audioraamatuna, et kes tahab siis seda kuulata, et hetkel minu meelest on mingi testperiood ka, et siis saab mingisuguse kas soodsa hinnaga või kuidagi niimoodi. 2 nädalat vist on tasuta, minu meelest oli. Ja nii, et see on ka nagu väga hea diil, et selle 2 nädalaga jõuab selle raamatu üldest ära kuulata ja Kristi luges selle ise sisse. Ja see on kõige ägedam, vaata, et autor loeb sisse. Ja siis hakkasingi kuidagi detsembris pihta niimoodi lugema, uurima, lugesin Jaagu raamatud läbi, siis veel mingid paar asja ja siis lõpuks oli niimoodi, et ma arvan, et ma kuskil 2 kuud vist investeerisin eraisikuna ja siis kohe läksingi ettevõtte alla kõigega, sest et mul on ettevõte tegelikult varasemast juba olemas ja siis ma mõtlesin, et kui Kristi nagu nii raudkindlalt räägib, et nagu igaüks jõuab kunagi ettevõtte alla, siis ma mõtlesin, et mul pole mõtet ikkagi oodata. Ja nüüd siis praeguseks hetkeks mul on eraisiku all ainult 3. sammas ja siis kuidagi päris nagu ise ka ei usu tegelikult, et juba juunis ma siis töötasin Kristi alluvuses, nii et kuidagi siuke väga nagu roller coaster on see olnud, et väga-väga põnev teekond. Ja, et siis sa ei osanud raamatut lugedes veel üldse nagu arvata, et võiks niimoodi juhtuda, et päris kiiresti sealt jõudsid, on ju, Kristini? Ja no selles mõttes tegelikult on nagu hästi tore see, et Kristil see Instagram on nagu nii kuidagi, ta on nagu igaühele nagu kättesaadav selline instrument, et sa saad ikkagi küsida, kui midagi on. Ja ma ikka päris palju ka küsisin ja reaktisin ta nendele storidele ja ajasin mingit suvalist nagu loba temaga seal. Ja siis, kui oli nagu kandideerimine hoos, siis mingi moment ma mõtlesin, et ma loodan, et ta ei pane nagu minu Instagrami nagu minuga kokku, et see ei ole nagu väga nagu selline eeskujulik või ma ei tea nagu, et kui sa kandideerid, sa tahad ikkagi endast parimat külge näidata, mitte mingit imelikku huumorisoont, et siis see oli nagu, aga ta pani kokku, sest et ta teatas mulle sellest, et ta võtab mu tööle Instagrami kaudu. Ja võib-olla tuli hoopis kasuks, et natuke teadis, vaata. No ei tea, jah, ise küll vaatasin, et jumal, mida ma olen teinud. Et oleks teadnud, on ju, et kandideerid. Ja. Oleks kogu aeg nii viisakat juttu ajanud.
no ei, no ma tegelikult käisin talle päris mitu korda peale ka sellega, et umbes kuule, et sa nagu jagasid, et sa umbes hakkad assistenti otsima, et ma varsti kandideerin nagu ja ma ei tea, mitu korda ma talle seda nagu mainisin, et lõpuks nagu võis päris tüütu olla. No näitasid, et sa väga tahad. ja Ma küsin ruttu nüüd alguses ära selle kõige põletavama küsimuse, mida kõik tahavad teada, et kuidas siis on Kristiga töötada? no sama hästi võiks küsida, et kuidas on, ma ei tea, ükskõik millise tööandja juures töötada, on ju, et selles mõttes vahe on võib-olla jah selles, et ta on ikkagi nagu rohkem tuntud üle Eesti, et sellega ikkagi kaasneb mingi teatav selline tähelepanu ka, et enne mul oli näiteks ka Instagram kinnine, aga nagu sellega seoses olen ka teinud selle Instagrami avalikuks, et nagu inimesena mulle nagu väga meeldib ta juures töötada, sest et ta on praegu, me oleme siis, issand, ma ei oska arvutada nüüd, juunis alustasime, praegu on siis oktoober, ma olen siis töötanud mingi 4-5 kuud või umbes, midagi sellist. Ja me oleme selle aja jooksul näiteks teinud 2 arenguvestlust, sest et tema soov on see, et me areneksime, et meil nagu võimalikult kiiresti tuleks see areng, et ta tagasisidestab, et meie tagasisidestame teda, et selline nagu pidev ikkagi suhtlus käib, kuidas nagu tööd veel tõhusamaks ja paremaks muuta. Ja no selles mõttes, et ta on tegelikult ka avatud igasugustele ideedele, ta on hakanud meid juba natuke rohkem usaldama, et mingeid ülesandeid ta juba ütlebki, et umbes, et otsusta ise, sest et ta juba nagu teab, et võib-olla mingeid asju ta saab siis juba natuke rohkem nagu ära veeretada või ära delegeerida, et selle üle on ainult hea meel. Et muidugi praegu, kus ma olen juba nagu enda arvates nii nagu hästi sisse elanud, siis ma tahaks nagu kõvasti suuremat koormust ja ma käin talle nagu mingi täiesti pinda sellega kogu aeg. Et ma ei tea, selles mõttes, et võib-olla see ei ole nagu väga tore niimoodi torkida kogu aeg, aga lihtsalt nagu soov on suur ja ma tunnen, et tal oleks ka võimalik päris palju saavutada selle abil, kui annaks natukene suurema tüki ära. Et eks see vaatab siis, et äkki tulevikus siis natukese aja pärast äkki on võimalik ikkagi seda koormust tõsta, et praegu ma küll tunnen, et mul on seda motivatsiooni, seda jõudu, valmisolekut teha, nii et hea meelega. Hästi põnev ja kusjuures sa ise lugesid, et kaua ma olen tööl olnud, et siis tundub kuidagi pikemalt, kuidagi tundub juba. Ja siis hakkad mõtlema, aga alguses oli ju, et jutt üldse suveks on ju, et ei saa nagu väga pikalt olla, et see on nii naljakas, kuidas vahest tundub, et aga võib-olla ongi see, et nii palju nagu kuidagi on ka tehtud, tundub kõrvalt, Ja no meil on päris palju suuri projekte olnud, nüüd siis viimasel nädalal tuli päris mitu laivi ka, et see suur koduleht, eks ole, mis alguses pidi tegelikult juuli lõpus üldse valmis saama, aga kuna kõik muud projektid tulid ka vahele, et siis lihtsalt ei jõudnud. Aga see-eest minu meelest on kõvasti parem kui eelmine ja eks me vaikselt kõpitseme selle kallale, et seda veel paremaks teha. No selles mõttes nüüd see suur raamat, mis oli nagu väga äge kogemus, et see on tõesti üks minu selline bucket listi nagu asi olnud, et ma olen alati tahtnud olla raamatu väljaandmise juures ja ma tegelikult, kui ma kandideerisin, ma nagu tõesti, ma teadsin, et tal on ju kirjastus, aga ma nagu kuidagi ei mõelnud selle peale, et ma võiks ka kuidagi osa sellest saada. Ja eks see on päris naljakas ka, et kui keegi küsib, et mis sa täna tööl tegid, et siis ma lihtsalt mingi 8 tundi lugesin raamatut, sest et nagu, sa pead olema nagu põhimõtteliselt testlugeja, sa pead veel nagu üle käima kõik kohad, et kas seal on mingeid kirjavigu, kas seal on mingeid sisuvigu, et ma ise olen küll enda üle nagu üliuhke, sellepärast, et ma sain oma meditsiinilisi teadmisi rakendada seal nagu siis meditsiinilistes terminites ja kuna ma olen ka kaitseliitlane, et see laiguline maailm on mulle ka hästi lähedane, siis ma olen saanud ka neid teadmisi sinna nagu juurde pikkida ja et see nagu nii-öelda see tõlge või see tekst oleks nagu õigete terminitega. Et seal ma tundsin küll ennast nagu hästi kasulikuna ja muidugi see podcast, et see Lisatulu podcast on minu arvates nagu üliinspireeriv asi ja ma olen nagu nii rahul, et me saame sellist asja teha, et see on tõesti nagu sihuke hästi suur ja tore projekt olnud, et hästi paljude inimestega olen saanud kohtuda, tuttavaks saada ja ma ei saaks nagu õnnelikum olla. Aga kas seal tuleb järgmine nädal või?
või see nädal? Ja ma arvan, et järgmisel nädalal peaks esimene episood välja tulema juba, et tegelikult kõik ettevalmistused on juba tehtud, võib-olla keegi on saanud juba piiluda ka, et seal Anchoris või siis Anchoris on olemas nagu need lingid Apple podcastile ja Spotify'le, et saab sealt kuulata juba meie ägedat kõlli. Ja siis jah, esimene osa siis tuleb kohe varsti välja. Väga põnev. Aga lähme korraks veel sinna tagasi, et hästi põnev on jälgida ka seda, et Kristi tegelikult päris palju seda jagas, vaata, kui ta assistenti otsis, on ja ta jagas, mida ta küsis ja siis päris palju kuna ta räägib ka hästi palju sellel teemal, et kuna see on ka rahatarkusega seotud, on ja, et ta ei ütle ainult, et mine küsi palka juurde, vaid ta räägib ka arenguvestlustest, asjadest. Et kuidas see kandideerimise protsess üldse välja nägi, et ma mõtlesin selle peale näiteks, et tihti öeldakse, et naised loevad kuulutust niimoodi, et näe, enamusel sobin, ühte asja ei sobi, järelikult ma ei saa sinna kandideerida. Aga et mehed umbes loevad, et näe, need 3 asja sinna, need ma oskan, lähen. Ja. Et kuidas sul oli? Minu meelest tal oli seal ikka päris palju nõudeid, mida ta tahab nendelt kandidaatidelt. Ja oli küll, selles mõttes ma isegi tegelikult praegu võtsin selle kuulutuse lahti, sest et siin endalgi väga hea meelde tuletada tegelikult, mis tal siin oli, et see 2 lehekülje pikkune kuulutus, ma pole elu seest näinud sellist kuulutust nagu üldse. Aga selles mõttes, et tegelikult enamus nagu programmidega ma olen tegelikult kokku puutunud, paar tükki olid nüüd sellised, mida ma ei olnud kunagi näinud ega kuulnud, aga selle kuulutuse peale ma võtsin need lahti, laadisin endale alla, hakkasin seal lihtsalt nagu ringi mängima, et ma nagu vähemalt nagu et kui vestlus tuleb, et siis ma vähemalt tean, mida saab seal teha ja see, kuidas seda teha, seda saab tegelikult ju hiljem päris lihtsasti õppida, et igasugused manuaalid on olemas internetis, YouTube'is saab nagu, ma ei tea, põhimõtteliselt sa saad programmeerijaks ka õppida läbi YouTube'i, et tegelikult mul õnneks võib-olla on nagu nende aastatega kogunenud nagu piisavalt palju sellist nagu töökogemust ja enesekindlust, et kui ma midagi ei oska, et kui raske ta saab olla, selles mõttes õpime ära, et tegelikult nagu see võiks olla tegelikult päris paljudel inimestel selline nagu ellu suhtumine, sest see aitab päris palju kaasa, et see annab sellise nagu enesekindlusega vestlusel ja kui sa ei teagi mingit asja, siis ütledki, et kuule, et ma praegu veel ei tea, aga ma uurin välja järgmiseks korraks või et ma õpin ära. Et selline, ütleme, avatud olek kõigele uuele on võib-olla see nii-öelda edusaladus. Ja ma vaatan, siin on päris pikk see kuulutus. Ja tegelikult üks asi, mis mind nagu väga-väga kõnetas kohe alguses oli see, et Kristi otsis nii-öelda assistenti, kes loeks nagu tema tekstid üle. Et seda ma enne kuulutust isegi väga ei märganud, et seal oleks mingid nagu siuksed, ma ei tea, mingid võib-olla kirjavead või mingid asjad sees, sest et ma lugesin seda sisu. Aga siis, kui ma hakkasin natuke teise pilguga seda vaatama, siis ma mõtlesin, et okei, et sellest siin kohal võiks minust küll abi olla, et mulle tegelikult hirmsasti meeldib tekste kas kirjutada või siis nagu kuidagipidi nagu toimetada või parandada. Mulle on tegelikult eesti keel nagu ja kirjandus nagu väga-väga palju meeldinud juba algusest peale, et mul riigieksami tulemus oli 94 punkti, et ma tõesti tunnen ennast nagu väga hästi selles. Ja seda ma olen õnneks saanud päris palju teha, et mulle nagu tõesti väga meeldib. Ma olen selline nagu veits nagu siuke grammar, ma ei taha seda sõna öelda, aga ühesõnaga, et see on siis see asi, mis minul nagu silmad särama paneb, kui ma saan selle teksti üle käia ja siis pärast on see tekst kõvasti parem just nagu keeleliselt. Ja ma tahaks võib-olla seda öelda, vaata, sa räägid hästi palju tekstidest, et see on nii põnev, ja sa saad lugeda nii põnevaid tekste, aga see raamat näiteks on ju ka nii suur töö. Ma olen paari raamatut olnud proovilugeja, see ette võtta ja siis algul oled võib-olla esimene kord oli, ja muidugi ma loen, aga see kätte võtta, seda mõttega lugeda, need ei ole niisugused, ma ei tea, lihtsalt lookesed, sa pead mõttega kaasa lugema, et see on päris suur töö ära teha, et see on vägev, aga just see, et võtabki aega, et võib-olla just see, et sa oled kõrvalt näinud, kuidas see raamatu väljaandmise protsess käib, et see ei ole nii lihtne, et täna tuleb mõte ja ma ei tea, homme on raamat valmis, et päris keeruline on see tegelikult, aga põnev kindlasti. Aga ma vaatasin, et tuli üks küsimus,
kes siin sobib ära küsida. Keiti küsib, et mis on mingid ägedad skillid ehk siis oskused, mis sa Kristi jaoks töötades juurde oled pidanud õppima? See on hea küsimus, aitäh Keiti ja tervitused teisele Kristi assistendile Tema saab siis ka vastata, mis tema õppinud on. See on selles mõttes väga hea küsimus, sest et tegelikult mul ei möödu mitte ühtegi päeva ilma selleta, et ma oleks midagigi õppinud. Ehk siis, kas see on siis tõesti mingi materjali läbitöötamisel, sa saadki omale päris palju teadmisi. Ma olen Kristi blogi vähemalt 3 korda läbi lugenud, et täiesti algusest lõpuni, et ka sealt tegelikult tuleb väga palju teadmisi. Selles mõttes on hästi huvitav, et kõik küsivad ka seda, et kas Kristi on sulle mingit konsulti ka teinud, siis ma olen mingi, esiteks me ei jõua, ja teiseks seda infot tulebki kogu aeg peale, mul ei olegi mitte midagi küsida, sest et see kõik on tegelikult erinevates materjalides kirjas, erinevates raamatutes kirjas, et issand, ma ausalt öeldes ei teagi, mis on selline konkreetne skill. Kindlasti on enesekindlust juurde tulnud ikkagi, et ütleme nii, et vahel on ikkagi nii, et kui naine saab näiteks emaks, siis ja ta on mingi aeg kodus, et siis võib-olla selle enesekindlusega ei ole võib-olla kõige paremad lood. Et siis, kui ikkagi saad selliseid eduelamusi järjest, et siis see boostib päris korralikult ja annab motivatsiooni edasi tegutseda. Et minu jaoks tegelikult väga suureks motivaatoriks on ka see, et Kristi on minust ainult 1 aasta vanem ja ta on niivõrd palju edukam. Ehk siis see on see asi, mida tuleb lihtsalt järgi teha ja ennast kogu aeg boostida, et lihtsalt jõuaks järgi talle. Et see on väga motiveeriv. Ja oskuste koha pealt tegelikult Excelit ja seda Google Sheets'i oleme ka ikka omajagu päris palju saanud õppida, et selle koha pealt võib-olla Merli on kõige suurem spetsialist, aga ma ise olen ka saanud päris paljusid asju juurde õppida. Igasugused need muud programmid ka, et kodulehe jaoks näiteks Sanity ja nii edasi, et kõik selline tehniline pool, selle koha pealt on väga palju neid oskusi juurde tulnud. Ma vaatan, et Marianne ütleb, et see ongi hästi oluline skill või mindset, et kõike saab õppida, kõik on võimalik. Ja see on ju nii tõsi, et ma kohe mõtlesin ka, kui sa rääkisid, et aga see on ju õpitav, et mis ei ole, et võib-olla tunned midagi ei ole või sa ei soovi, aga et seal sa ei näinud midagi ja õpidki kogu aeg. Ütleme nii, et võib-olla ma kohe praegu mingi neurokirurgis päris ei saa, et selles mõttes, et on valdkonnad, kus sa pead ikkagi päris palju õppima ja tegema praktikaid ja muid asju, aga kõiksugused sellised toetavad oskused, ka IT-alal see on tegelikult valdkond, kus saab ise päris palju ära teha. Et mul on väga mitmeid tuttavaid, kes on ka näiteks mingi kutseka haridusega ja on ennast IT-valdkonnas väga korralikult näidanud, tõestanud ja mitte midagi pole võimatu. Et tegelikult see tuleb natukene mul selle meditsiiniga ka kaasa, sest meditsiinis on väga hea ütlus, et meditsiinis on kõik võimalik. Ja ma siis natukene suunan selle ümber, et tegelikult on elus kõik võimalik, et kui sa väga midagi tahad, siis tegelikult ei ole mitte ühtegi asja, mis sind takistaks. Ja see on ka tõsi, et ma mõtlesin ka sellele, et loomulikult on mingid piirangud õppimisvõimel või sellele, et kui palju sul aega on vaja panna sinna õppimisse, et mina olen jurist, et sa pead õppima selle diplomi kätte saama, et juristina tegelikult tegutseda. Aga see ei tähenda, et see ei ole kõigil võimalik, kes soovivad. Nii, Deevi küsib, et mis on kõige suurem väljakutse või eneseületus olnud Kristi juures töötades? Eneseületus... ma olen osalenud ka ühes salaprojektis, mida ma veel ei saa avaldada. Et seal oli kindlasti päris selline, ikka natuke hirmus oli, aga jällegi see tulemus on väga hea, et ma loodan, et kui see välja tuleb, et siis saate teie ka siis kaasa elada ja et saate sealt midagi ka põnevat. Aga alguses võib-olla oli kuidagi
hästi nagu naljakas see suhtlus või ma ei oskagi öelda, et meil oli nagu niimoodi, et kui me nagu töö ajal kogu aeg käis mingi suhtlus, kogu aeg selline mingi ülesannete andmine, assisteerimine, mis iganes on ju. Ja siis, kui me lõunale läksime, siis oli järsku see, et ma ei tea, millest rääkida, nagu, et siuke nagu noh, et kui sa nagu tulid sealt töölt nagu välja, siis Kristi tegelikult hoiab nagu väga rangelt sellist nagu töö ja siis nagu mitte töö seda piiri, et näiteks nädalavahetused ta tööd ei tee, et see nii on ja noh, sa pead sellega leppima. Et lõuna ajal täpselt samamoodi, et ta ei olnud nõus nagu tööjuttudest rääkima ja siis mingi moment oligi see, et ma pean ennast tegelikult suht nagu okeil tasemel suhtlejaks, aga nagu alguses oli ikka siuke, et issand, ma ei teagi nagu kohe, et esiteks sa oled juba nagu suht koht nagu sellises info üleküllastumises on ju, siis ei tule nagu niimoodi plõksti ideid, et võib-olla selline, ütleme, nagu lähedasemaks saamine või kuidagi enda nagu selline tõestamine või ma ei oskagi seda öelda, tegelikult ta on jumala chill inimene, aga lihtsalt niimoodi alguses kohe nagu korraks niimoodi töökeskkonnast välja tulla, võt see oli nagu võib-olla selline suurem katsumus isegi, sest et tööalaselt ma nagu ei mäleta, et midagi oleks nüüd nagu meeletult keerulist või sellist, mis nagu nõuaks kohe väga suurt higistamist. Aga võib-olla see ongi see ümberülitamise oskus, et tegelikult see on väga raske, et mina tunnen enda puhul ka, et ma pean tegelikult endale plaanima selle puhkamise aja ja sundima ennast ka puhkama ja tegelikult päris tihti on nii, et ei, täna ma ainult puhkan ja tegelikult ikka midagi natuke teed, et see on selline nagu see pole ju midagi või kuidagi, aga tegelikult see on nii tähtis, vaata, et sinul oli kõik nii uus, on ja sa olid nii selle sees, on ja mida te tegite päev läbi ja siis Kristi suudab niimoodi lõpsti nagu sellest välja tulla, aga sina olid veel seal oma mõtetega, on ju, et siis ongi, okei, mis me nüüd siis räägime, on ju, et päris naljakas. Aga ma olen tähele pannud, et päris tihti on see ka, et vaata, inimesed, kes on nagu kaamera taga, nad ei taha tulla tegelikult kaamera ette. Et isegi ma olen tähele pannud inimesed, kes on näiteks fotograafid, kui nad peavad pildi peale tulema, siis nad on, ei, mina ei taha ja nendel on nii harjumatu, vaata see, et see võib ka vahest olla, et kui sa oled harjunud nagu olema kuskil seal taga, on ju, et siis korraga pead tulema, et see ei ole lihtne, et näiteks minul oli ka alguses väga raske, et et ma peaksin ise näiteks, ma ei tea, Instas rääkima seal videos, et mulle ei meeldi üldse videod, mulle ei meeldi ennast vaadata videost, on ju. Aga see tuleb nagu harjumusega, pluss, et ma ei näe enam ennast nagu endana seal või kuidagi nagu kõrvalt oskad vaadata, et selles suhtes ma arvan, et Kristilt on ikka väga palju kõrvalt õppida. Aga ma võin ka kinnitada, et Kristi on nagu päris inimene, et ei ole nagu mingi tulnukas, ei ole. Ja ei, absoluutselt. Selles mõttes, et ma arvan, et sul on õigus nagu selle koha pealt jah, et me olime kuidagi nii nagu selle sees, et olgugi, et ma olen töötanud ka enne kiirabis, aga seal oli ka ikkagi see, et sa nagu tegelesid selle patsiendiga, andsid ta nagu nii-öelda haiglasse üle ja siis sul oli korraks nagu selline nagu, isegi kui see järgmine kutse tuli 30 sekundi pärast, siis sa ikkagi said nagu korraks nii-öelda nagu hingata. Et tegelikult selles uues raamatus, mis nüüd välja tuli, see tipptegijate harjumused, seal on väga hea nagu selline nipp või harjutus, et kuidas just nagu õppida sellist nagu ümberlülitumist, sest et tegelikult me ju teeme päris palju asju automatismi peal, et näiteks me ärkame hommikul üles, hakkame seal, ma ei tea, peseme hambad ära, sööme, paneme riidesse, lähme tööle, siis juba tööle sõites meil tegelikult ju käivad need töömõtted, siis jõuame kohale, siis töötame, siis sõidame koju, siis protsessime nagu selle ajal, et mis siis töö juures juhtus, jõuame koju, kui oli halb päev, siis oleme võib-olla mingi nagu, et mul oli halb päev, ära tüüta mind, või siis mis iganes seal, et ma ei tea, laps ajab midagi ümber ja siis sa oled nagu terve päev nagu selline, aga tegelikult need kõik asjad on ju eraldi tegevused. Ja see ongi nagu see üleminek nii-öelda, et me nagu teadlikult tegelikult ei võta seda nagu kui üleminekut, vaid meil ongi nagu kõik siukses ühes pikas jorus. Et tegelikult, sealt raamatust ma räägin päris palju nagu kõrva taha panna, et mul oli lausa lust seda lugeda. Ja see tegelikult see on nii väsitav, kui meil ei tule välja sellest, kui taustal kogu aeg sul need mõtted käivad edasi. Vaata, küsimusi tuleb, küsige, väga põnev on. Milline on sinu jaoks see ülesanne, mille ise edasi delegeeriks? Väga hea. Ma tegelikult isegi praegu olen pigem nagu nii-öelda
mingil määral nagu võidelnud mingite ülesannete nimel, et võib-olla mingid asjad, mida ei ole nagu isegi Kristi tahtnud esialgu delegeerida, et siis ma olen natukene nagu niimoodi torkinud. No iseenesest tegelikult minu nagu peal nii-öelda on praegu ka see VV-prindi see sotsiaalmeedia pool, et selle poole pealt ma isegi mitte võib-olla ei delegeeriks, aga võib-olla küsiks natuke rohkem nagu abi. Et seal tahaks nagu, et see kuidagi veel nagu paremini käima läheks, aga tegelikult ma olen Instagramis päris palju neid igasuguseid raamatukontosid vaadanud ja ütleme nii, et tegelikult on nagu päris raske raamatu Instagrami teha. et nagu põhimõtteliselt ongi see, et kas on ta tsitaat või siis on raamatu kaanepilt, et nagu sellist uut sisu on nagu hästi keeruline nagu sisse tuua, et tegelikult see tsitaatide asi on päris lahe, sest et tõesti sealt saab päris palju kulda, see on mingil määral juba spoiler sellele raamatule, et kui sa ikkagi terve selle VV-prindi nagu selle Instagrami läbi loed, siis sa tegelikult saad enam-vähem aimu nagu millest see raamat räägib. Et lihtsalt võib-olla siin juures ma pigem võib-olla ma ei tea, küsiks endale nii-öelda väikese assistendi, kes nagu lihtsalt saaks mind aidata nagu nii-öelda värskema pilguga, kuidas seda asja nagu teha. Nii et kui kellelgi teist on mingisugune selline hea nipp või soovitus, kuidas me saaks seda Instat veel ägedamaks teha, siis te võite mulle Instagrami kirjutada. Et mul tekkis üks mõte, mida võib-olla seal ei ole, on see lugejate arvamused ja kogemused. Need vist ei ole seal. Need on seal storydes. Need on story'dest läbi käinud ja need on seal selles highlights'is nagu täitsa kirjas, aga see on selles mõttes hea mõte, et võib-olla oleks seda ka võimalik nagu pildina teha, et eks ma pean nagu katsetama seal Canvas natuke ringi mängima. Et igal juhul. Ma mõtlesin, et tegelikult ise käin küll vahest Goodreadsis, vaata loed neid, aga seal on isegi nagu liiga palju tihti neid ja näiteks tahaks ka, need on ju ingliskeelsest tõlgitud raamatud, päris tihti tulevad mingite teiste välismaalaste asjad, aga tahaks just näiteks mingite eestlaste kogemust või et ma ei tea, Eesti naine, keegi arvab midagi, et kuidas talle see mõjus, et võib-olla mul tuli see mõte lihtsalt. No võib-olla tulevikus õnnestub ka teha mingite raamatu blogijatega koostööd, et see oleks nagu eriti äge, sest et nemad oskavad vaata oma sellist nagu arvamust ka nagu veidi pikemalt võib-olla kirja panna, et nad on nagu veidi suurema lugemise nii-öelda kogemusega ja oskavad formuleerida võib-olla seda natuke teistmoodi. Ja see on täiesti oskus, sest et Facebookis on see lugemise väljakutse grupp ja seal osad oskavad nii hästi nagu kirja panna oma seda kogemust, et ma olen proovinud, et minul ei tule küll see niimoodi välja ja mul on niimoodi, et varsti juba mul läheb meelest ära, mis mul see nii väga meeldis, mul jääb ainult meelde see mulje, et mulle tohutult see asi meeldis. Et ma küll nüüd järjest rohkem kirjutan välja, samamoodi neid mõtteid vaata, neid sa juba vaata jagada seal, aga et ma ei oskaks nii hästi, aga osad inimesed tõesti nii hästi oskavad sulle kirjutada ja siis sa kohe tunned, seda ma tahan kindlasti lugeda seda raamatut. Marin, aga kas see võiks olla üks sinu eesmärkidest, mida nagu natukene parendada või õppida rohkem juurde, et kui sa tunned, et sa ei oskaks, aga et... Ja ma arvan, et juba see, et ma nüüd kirjutan rohkem välja neid mõtteid, on juba edusamm minu kohta, et muidu nagu on selline tunne, et nii põnevad on lugeda, ma ei kirjuta välja, et jääb meelde küll umbes, aga et juba see on see edusamm, et see võiks küll, et kui keegi oskab nagu õpetada, kuidas kirjutada paremini neid arvustusi, sest et päris tihti inimesed jäävad näiteks ka, kui on ilukirjandus, sellesse sisusse nagu kinni, aga me tahame teada ju sinu arvamust, mitte seda sisu, et sa räägid ära. Aga see on nagu üks asi, mis on hästi äge küll raamatute puhul vaata teada, et mida sina arvasid, ilma et sa mulle nagu selle sisu ära annaksid, sest et ma tahan minna ikkagi lugema seda. Ja ega see ei ole sama, mida mina pärast siis sealt võtan ja leian. Nii, siis keegi, ma ei näe nime, kohe ütlen, kelle nimi. Keiti küsib, kas kutsud Kristit peole või hoiad era- ja tööelu lahus? Kas üks päev vastama sellele küsimusele ka kuskil minu meelest? Ja selles mõttes, et Kristi on meid juba peole kutsunud, et Keiti on ise ka seal peol käinud. Aga mina olen tegelikult Kristi kutsunud ühele kontserdile, et kui nüüd kõik nii-öelda hästi läheb, see kontsert toimub ja ise oleme ka terved, et siis kevadel saame minna ühele kontserdile koos. Ja nagu me kuulsime, Kristi oskab nii hästi ümber lülituda, et ei tohiks nagu probleemi olla vaata selle lahus hoidmisega, isegi kui oled eraelus koos. Kas igatsed meditsiinivaldkonda ka taga ja üks küsimus oli see, et kas sa seal veel oled tegev ka osaliselt või mitte? Kuidas?
et kiirabitöös, et kas oled osalise koormusega veel endiselt seal? Ma olen hetkel tegelikult üldse lapsehoolduspuhkusel ametlikult, et mul on tegelikult ju nii-öelda tööandja olemas, kelle juurde tagasi minna. Et kuna mul laps sellel aastal lasteaeda ei saanud, siis Kristi töö iseenesest, Kristi töö on mulle tegelikult ju nagu lisatöö või siis selles mõttes lisatulu. Et siis see sobis tegelikult väga hästi mulle. Ja äkki järgmise aasta augustis on võimalik laps lasteaeda saada, et tegelikult ma kiirabi igatsen meeletult palju. See on tegelikult hästi huvitav. Mul on nagu kiirabiga hästi omamoodi suhe olnud, sest et kui ma läksin, ma kerin nüüd aega hästi palju tagasi, et kõige esimene baka üldse, mis mul on loovteraapiate baka, ehk siis ma olen tegelikult loovterapeut ja suunitlusega just tantsu- ja liikumisteraapia peale. Ja alguses ma tegelikult õppisin üldse saksa kallakuga koolis ja ma pidin minema tegelikult Saksamaale, ma sain ka 4 ülikooli sisse, aga ma tundsin, et ma tahan ikkagi Eestis jätkata. Ja tegelikult Saksamaal ma oleks üldse biokeemiat õppima läinud, et täitsa selline nagu teadlase teema. Aga seal loovteraapia õpingud, need olid pigem võib-olla iseendale kasvamiseks ja arenemiseks, et nad olid väga väga oluline sissevaade endasse ja tegelikult kõik need harjutused, mida meie siis nagu klientide peal katsetasime või mida me nagu õppisime, need me olime ise läbi teinud enda peal, et meil oli tegelikult isegi paar korda selline juhus, kus me tegime mingit harjutust ja meil terve kursus, meil oli seal mehi ja naisi kokku, ma arvan, et meid oli seal 15-20 ringis umbes ja terve see kursus röökis nutta. Sest see oli lihtsalt nii valus, ta puudutas nagu nii valusat kohta ja me kõik lihtsalt nagu tunnetasime seda, mis mul on siiamaani veel kananahki hull nagu sellest kogemusest, et olid nagu sellised asjad, aga siis jõudis kätte reaalsus, et tegelikult need, kes siis aasta või 2 enne meid olid lõpetanud, need olid juba põhimõtteliselt kõik võimalikud teraapia või terapeudi kohad ära hõivanud ja on tõenäoliselt seal ikkagi väga kõrge jaani, mis tähendab seda, et kui nagu tahtsid veel nii-öelda läbi lüüa selles valdkonnas, et siis sa pidid juba ettevõtjaks hakkama ja ise töökoha tekitama. Tol momendil ma nagu ettevõtlusest mitte midagi ei teadnud, ma nagu ei julgenud, see tundus ka kuidagi siukene selline, et kas siis õnnestud või siis nagu kukud täielikult läbi, onju. Ja siis ma kurtsin oma ühele sõbrannale, et kuule, et ma tahaks leida töökohta, kus ma mitte kunagi ei jää töötuks. Ja see oli minu ainus kriteerium. Ja siis ta ütles, et kuule, et õendusvaldkonnas on siin või nagu õendusõpingutel on veel siin 2 päeva avatud kandideerimine, et äkki sa tahad kandideerida. Ja siis ma andsin paberid sisse, sain kohe sisse ja hakkasin siis õppima. Ja tegelikult see loovteraapiatest tegelikult meil oli, loovteraapiat koosnevad siis 1/3 psühholoogia, 1/3 siis see looming või loovus ja 1/3 tegelikult ka meditsiin, et meil olid seal juba anatoomiaained, et ta natukene juba nagu tekitas huvi. Ja kui ma läksin õppima, siis ma tundsin ära, et see on küll nagu see asi, mis mulle nagu meeletult meeldib. Et pool nendest õpingutest moodustas praktika erinevates siis haiglates, osakondades, kliinikutes. Ma ei tea, esimene praktika vist või meil olid, mis seal olid, siis põhimõtteliselt vaimse tervise praktika oli, siis oli laste praktika, erinevad kliiniline praktika, ehk siis ainult need õendusoskused, intensiivi praktika, ma ei tea, kõik võimalikud asjad. Ja siis, kui ma õppisin, siis ma vaatasin nagu oma neid kursakaaslasi, kes osad juba sõitsid kiirabi, sest neil oli parameediku haridus, ja ma mõtlesin, et täitsa lõpp, et kuidas nad julgevad sellist asja teha üldse. See kiirabi tundub nagu nii hirmus asi. Ma nagu never ever ei lähe sinna tööle. Ja siis viimasel kursusel ma mõtlesin, et ma ei saa seda kooli lõpetada ilma, et ma oleks kiirabipraktika ära teinud, et kuna valikpraktika oligi ainult mingi 5 valvet, siis ma mõtlesin, et äkki ma julgen see 5 valvet nagu vastu pidada, et siis ma ei ole vähemalt üksi, et mul on praktika juhendaja ja siis terve brigaad ja et ma lähen katsetan.
ja ma läksin iga kord, ma läksin sinna tööle, ma värisesin nagu sisemiselt, sest et ma tundsin, et täitsa, et ma ei saa hakkama sellega, see on nii keeruline, sa reaalselt pead ju vastutama inimese elu eest, on ju, et kiirabi ongi ju loodud nende erakorraliste situatsioonide jaoks. Ja ma käisin vist 4 valvet ära ja siis minu meelest kas 5. valve ajal või vahetult enne seda mul siis endine elukaaslane siis andis teada, et lähme lahku. Ja mul oli vaja lisatööd, sest et ma töötasin tol momendil, töötasin siis anesteesiaõena ehk siis narkoosiõena töötasin siis ühes erakliinikus opiblokis ja mul oli teist töökohta vaja lihtsalt selle jaoks, et siis nagu toime tulla. Ja siis ma läksingi valve ajal oma siis vanemaja juurde ja ütlesin, et kuule, palun võta mind tööle, mul on vaja nagu töökohta. Ja ta võttis ja ma ütlen, ma töötasin vist kiirabis kas mingi 3 äkki aastat või enne kui siis see lapseplaan tuli. Ja ma ütlen ausalt, et ega ei olnud nagu ühtegi sellist hommikut, kus ma läheks nagu tööle niimoodi, et ma nii, et nüüd ma kõik ravin terveks ja üldse pole mitte mingit probleemi. Ikka oli selline värin sees, selline aukartus nagu selle töö eest. Kuigi tegelikult kiirabisse ju töötad ikkagi meeskonnana ja reeglina on mõningad erandid ka, aga reeglina sa ikkagi tead seda meeskonda. Ehk siis meil ongi tavaliselt mingisugune ala 5-6 kindlat brigaadijuhti ühes brigaadis, 5-6 kindlat tagasõitjat ja 5-6 kindlat autojuhti. Need numbrid võivad natuke varieeruda, aga laias laastus sa ikkagi sõidad nagu enam-vähem samade nägudega. Ja mõnikord siis saad uutega sõita või siis mõnikord saad arstidega sõita, et see natukene nagu vaheldub, aga üldiselt nagu olgugi, et ma endiselt tunnen, et ma ei ole kindlasti nagu selle töö jaoks nii-öelda võib-olla liiga tark või liiga kogenud, et ma umbes lähekski sinna niimoodi vana rasva pealt, siis sellegipoolest on nagu narkootikum. Sa nagu, kui sa saad ühe korra töötada nagu kiirabis, siis see, kuidas sa nagu see meeskonnatöö on nagu see nii-öelda see asja võtti, et ma ei ole mitte kuskil näinud nagu sellist meeskonnatööd kui kiirabis. Ehk siis, kui sa nagu päriselt õlg-õla kõrval tegeled sellega, et nagu inimest elus hoida või siis taaselustada, kusjuures elus hoidmine on palju keerulisem, sest et elustamine on lihtsalt puhas algoritm. Aga elus hoidmine on see, et sa ei tea, mis tal nagu nii hädasti seal on, sul ei ole ju neid mingisuguseid, ma ei tea, kompuuterbrille või mingid diagnostikavahendid, et sul ongi sinu käed ja siis paar nagu mingisugust instrumenti, et nagu ja see suhtumine ka, et nagu isegi kui midagi halvasti läheb, sa ei ole seal üksi, sa oledki nagu kolmekesi, kui brigaadijuhil näiteks jookseb kokku, siis ta küsibki oma kaasliikmete käest. Ta usaldab nagu neid niivõrd palju ja muidugi see ka, et kui sa ikkagi 160-ga kihutad läbi linna, sa oled enda elu ja nii-öelda brigaadijuht usaldab oma elu, siis tagasõitja usaldab oma elu ja ka patsient usaldab tegelikult oma elu ju autojuhile. Et selles mõttes meil on olnud juhtumeid, kus näiteks arst tuleb meie auto peale, sest et on mingi kriitiline case ja arstil on pärast nagu küünejäljed on nagu toolis, sest ta lihtsalt nii kartis, sest ta ei ole selle autojuhiga varem sõitnud. Samal ajal, kui ma olen lihtsalt niimoodi, et ma ei tea, käed ja jalad lendavad, ise oled turvavööga kinni, aga sa tunned ennast nagu täiesti hästi. Et see on nagu hoopis teine maailm ja muidugi kõik need juhtumid ka, et sa saad käia väga rikaste kodudes, sa saad käia nagu täiesti mingites, ma ei tea, mingites garaažides, kus mingid kodutud on endale mingi pesa sisse seadnud, sa saad nagu kõiki asju näha. Mul on ka õnnestunud kiirabis sünnitus vastu võtta, mis on nagu minu meelest võib-olla jah, üks minu tööelu nagu kõige õnnelikumaid hetki ja kusjuures sellega on ka veel üks hästi tore lugu, et meil oli eelmine nii-öelda valve, oli olnud mingisugune tulekahju, mingi kutse. Ehk siis mul oli nagu vorm oli täiesti nagu suitsuga nii-öelda nagu suitsuhaisuline või niimoodi ja ma andsin selle vormi pessu. Ja siis järgmine valve tulin tööle, sain endale täiesti puhta mõnusa vormi, et polnud kordagi seljas olnud, täiesti selline ilus mõnus ja kohe esimese asjana tuli sünnitus, ehk siis see beebi sai nagu tulla täiesti puhtasse keskkonda, et see kõik nagu oli lihtsalt täiesti nagu perfektne, et see kõik käis nii
kergesti, nii lihtsasti juba seal raami peal nii-öelda sõites haiglasse juba ta oli rinnal, see beebi ja noh, kõik olid nii õnnelikud ja kui me haiglasse jõudsime, siis noh, meie muidugi oleme nii uhkete nägudega, sest me saime ju kangelasteoga hakkama, eks ole, ja meditsiinipersonal seal haiglas, nad soovisid meile õnne, nagu meie oleks just sünnitanud. Et nagu sellised, noh, nagu need on sellised nagu olukorrad, kus sa nagu tõesti mõtled, et täitsa lõpp, mitte kuskil mujal ei saa sellist nagu tööd teha. No okei, sünnitusosakonnas nad võtavad nagu küll sünnitusi vastu, aga see ei ole kodus oma loomulikus keskkonnas või kuidagi nagu, et see hoopis teine asi ja no muidugi see huumor ka, et tegelikult nagu Kristi on vahepeal natukene imelikult vaadanud, kui ma oma mingisugust meditsiinihuumorit teen, et näiteks alguses oli ka kõige esimene päev, ta võttis meid siis kokku, hakkas rääkima oma siis nendest asjadest, mis tal kõik on nagu, ma ei tea, noh, veidi põlevad ja mõned põlevad veidi rohkem ja rääkis nagu nendest asjadest, mis tema arvates oleks nagu need, millega meie saame aidata. Ja siis ma nagu muuseas oli mingi, kuule, et see meenutab mulle ühte minu nagu väljakutset, et kus ma käisin siis õnnetuspaigal, kus siis rong ja reka olid kokku pannud nagu, et siis ta nagu ei olnud väga happy nagu selle võrdluse üle, et no, et nüüd tema nagu kogu see töö on võrreldav mingisuguse reka ja rongi õnnetus. Aga noh, tegelikult nagu minu jaoks oli ju nagu hoopis teine level, sellepärast, et mina tundsin, et okei, et nüüd ma olen nagu nii-öelda nagu triaaži õde, et ma tulen ja siis hakkangi hindama, et noh, mis on nagu nii-öelda see kriitiline, võtan ette, hakkan ravima seda, et mul oli nagu hoopis teine selline nagu lähenemine ja minu meelest väga kohane võrdlus. Ma ei tea küll, mis talle ei meeldinud seal. Kas ta nüüdseks on harjunud juba selliste võrdlustega? No ma tahaks loota selles mõttes, et kui ta meid nagu tööle jättis, siis järelikult ikka väga hull ei olnud. Kuule, keegi küsis, et mis Kristi sinult on õppinud, kas Keiti ise küsis seda või? Igatahes keegi küsis, Deevi küsib, et kas oskad midagi arvata, mida Kristi on sinult õppinud, kuigi et seda võiks nagu Kristilt küsida, aga et mis sina arvad? No ta tegelikult ju vastas selle kohta ka, et siis, kui oli see küsiassistendilt nagu see päev, et siis keegi küsis seda ja Kristi ka vastas seda, et minu meelest just nagu see suhtluse teema on, sellepärast, et kui meil oli esimene siis arenguvestlus, siis no me natuke traumeerisime teda Merliga, et selle suhtluse koha pealt ja tegelikult tal oli mingi nädal aega nii-öelda täitsa arutlusteemaks oma kõikide tuttavatega, et kuidas nagu sellega on, et seda võib-olla suhtlust ja sellist nagu delegeerimisoskust või kuidagi sellist nagu tööandjana olemist, et kuigi Kristil on varasemalt juba assistendid olnud, aga ma kujutan, või nii palju, kui ma aru sain, siis nad vist ei olnud nagu päris nii suure koormusega ka, et päris niimoodi nagu koos istud kontoris teed tööd, et ja teid on ju mitu ka, et see on ikka raskem tegelikult. Ja, et kuidagi kõik on erinevad ka, aga samas jällegi kõik kokku jällegi annavad nagu väga sellise hea tandemi, et igasugused hästi head nagu ideed ja brainstorm ja kõik nagu töötab hästi. Ja kusjuures täna ma mõtlesin meie sellele kohtumisele ja siis mul tuli see meelde, et ega Kristil on ju tegelikult ta tundub, üksi toimetab umbes, sest ta ise on nii pildil. Aga tal on tegelikult ju mitmeid tiime, näiteks kinnisvaras seda ju 2 naisterahvaga koos teevad. Ja ta ütleb ka, et seal on just see tiim nii oluline. Ja teine asi on näiteks see, et tegelikult Naisinvestorite klubi muidugi Kristi juhib, Kristi lapsuke on ja Kristi on see nägu ka seal, aga seal taga on tegelikult ju ka väga äge tiim naisi. Et kui mina nõustusin, et ma tulen õpigrupi juhiks, ma ei kujutanud ette, et issand, kui ägedasse tiimi ma tegelikult satun. Et ma seda üldse ei teadnud, et see ei paista niimoodi silma, aga kes näeb, siis moderaatorid on nad seal grupis ja igasugused erinevad asju teeb see tiim, aga et Kristil on need tiimid ja ta oskab, mulle tundub väga hästi oma tiime valida tegelikult. Et eks kõik tiimid on nagu erinevad ja kuidas nad toimivad, aga et ta ei ole tegelikult nagu üksikunt, kes üksi täitsa teeb, et jube tähtis on ju inimesed, kes su kõrval on ja kes su tiimis on. Et sinul on ka väga palju täna rääkinud sellest tiimitööst, et see on nii põnev. Aga see kiirabitöö?
Aga ma korra veel segan vahele jah. selle kinnisvarapundi koha pealt, et väga huvitav, et kas Kristi tahab ikkagi võib-olla oma tulevikku kindlustada sellega, et ta ennast ümbritseb nii palju tervishoiutöötajatega, et need kinnisvara omad on tal ju mõlemad arstid ja ma olen õde. Sobivad talle kuidagi väga hea investeering oma tulevikku. Ja väga kavalad valikud ja me ei oska veel kõiki veel siin hinnata, vaata, mis seal kõik mõttes on olnud, et väga põnev. Aga see kiirabitöö, nii äge, kuidas sa sellest räägid, sest see tundub ju nii raskena, on ju? Et no sa ütlesid ise ka, et sul on aukartus ja värised, aga tegelikult sulle meeldib, aga et see tundub, et sa pead ju ennast nagu hästi hoidma. Et sa ei võta liiga südamesse neid raskeid juhtumeid, kus sa ei saanud midagi teha või et sa ei hakka mõtlema, oi, äkki maks seda, seist, kolmandat pidanud tegema, et kuidas sellega toime tuled? Selles mõttes, et esiteks mul on nagu ikkagi natuke vedanud sellega, et ma ei ole nõustunud siiamaani brigaadijuhina sõitma. Et mind on küll väga palju nagu kordi üritatud ära rääkida, et kuule, et meil on siin brigaadijuhte puudu, et no, et sa oled juba nii pikalt sõitnud ja ma ütlesin, et no, ma ei ole nagu veel valmis. Ja sellele, et ma ei ole veel valmis, no esiteks siis on ju see, et ma ei pea nii palju vastutama selle raviprotsessi eest, on ju. Aga nagu ravimise koha pealt üldjuhul on ikkagi nagu mingid nagu ravistandardid või nagu mingid sellised algoritmid nagu peaaegu iga asja kohta olemas. Nüüd on oluline see moment, et sa tunneksid ära, millega on tegu selleks, et seda efektiivselt ravida saada. Ja alati, kui ikkagi on mingi raskem case, nagu siis meil on abiks tegelikult ka nii-öelda arsti siis selline mobiilne väikene nagu maastur. Me nimetame seda randevuuks, et nemad alati on nagu, nad tulevad alati elustamisele kohale, sest et neil on olemas ka selline elustamisaparaat, mis nagu ise pumpab, et mitte inimene ei pea pumpama, vaid masin pumpab. Ja neil on ka olemas täiesti narkoosivõimekus ja igasugused nagu muud ravimid, mida näiteks meil ei ole. Et esiteks, et see tugi on nagu väga suur. Alati saab ka helistada ja konsulteerida mõne nagu valvearstiga, et kui on näiteks mingi, no ma ei tea, mingi psüühikahäiretega mingi patsient, kellega näiteks ei oska midagi nagu teha täpsemalt, et siis on alati võimalik helistada psühhiaatriakliinikusse ja küsida üle, et kuulge selline patsient, et kas ta on teil näiteks varem arvel olnud või et mis me näiteks temaga peaks tegema. Ja nagu selles mõttes, et tegelikult see hirm on tegelikult natukene võib-olla alusetu, sest et kui sa ikkagi nagu väga nagu tahad nagu endast parimat anda, siis üldiselt ikkagi neid ebaõnnestumisi on pigem vähe, et ikkagi kiirabi koolitab ka väga palju oma töötajaid, teeb igasuguseid traumakoolitusi, elustamiskoolitusi, igasuguseid, ma ei tea, sünnitamise vastuvõtmise koolitusi, mis iganes aparatuuri koolitusi ja kõike. Lihtsalt miks ma ei ole nagu ka valmis olnud brigaadijuhiks minema, on see, et mul on natuke liiga hea karma olnud siiamaani. Ma nüüd loodan, et ma seda ära ei sõnu, sest mulle iseenesest väga meeldis see karma, et mul selle 3 aasta jooksul, ma võin selles mõttes sõrmede peal kokku lugeda, mul on olnud üks peaaegu elustamine. Miks peaaegu on see, et elustamine käis, aga kuna tuba oli liiga väike, siis nagu arst pidi mahtuma, eks ju sinna, aga mina ei mahtunud sinna ja ma lihtsalt segasin kõiki ravimeid valmis, panin kõik asjad nendele käeulatusse ja nagu assisteerisin seda pidi, sest et lihtsalt ei mahtunud sinna tuppa ära. Et kiirabis on ka selline kõnekäänd, et kui inimesega nagu midagi tõsist juhtub, siis ta tavaliselt ongi kuskil mingisugune puu majas 3. korrusel, mingi keerdtrepist pead umbes üles minema, on ju kuskil mingi kõige tagumises toas, mingi kapi ja mingi, ma ei tea, vetsupoti taga või nagu kõige keerulisemas kohas, kõige kitsamas kohas alati juhtub, on ju. Ja teiseks, ja selles mõttes üks elustamine, on ju, 2 infarkti, 2 insulti, 1 siis arteriaalne verejooks ja paar tükki on olnud siis kopsuturse olnud, ehk siis nagu põhimõtteliselt inimene on nagu justkui upub ära, on ju, kuival maal. Et ütleme, ülejäänud nagu ei ole päris sellised kutsed olnud, kus mul nagu olekski väga selline nagu eluohtlik seisund. No tõsi, jah, me oleme käinud ka mõne patsiendi juures, kellel on nagu paraku nagu nii koormatud see terviselugu või nagu, et tal on nii palju nagu haiguseid,
et kui nagu randevuu arst tuleb ja vaatab üle ja ütleb, et me ei elusta teda, et siis me oleme ka pidanud nagu minna laskma patsiendil, sest et mõnikord on tegelikult nagu ebainimlik nii-öelda tuua ta tagasi piinlema, kui tal on nagu tõesti eluks kokku sobimatud nagu haigused. Et seda on selles mõttes nagu hästi raske mõista, kui sa ise ei tööta seal. Et nagu ma arvan, et mõnikord on see tõesti nagu inimlikum. Mina usun ka, et selles suhtes on täitsa arusaadav, kuidas sa nagu sellest räägid, et see on lihtsam, et võib-olla jah, et sa ise tahaks aidata veel, aga et selle inimesele on tegelikult see parem, et ega see elust... No ka lähedastele tegelikult. Jah, et ei piinle inimene, et... Ja selles mõttes, et me... Issa mul läks nüüd mõte ära. Ühesõnaga, aga ma küsin siis hoopis täpsustava küsimuse, et aga kas teile nagu psühholoogilist abi ka pakutakse või ma üldse ei teagi sellist? Kui on vaja, siis ikka, ja. No selles mõttes, et mul ei ole nagu vaja läinud, aga mõned on, kes on käinud tõesti näiteks mingisugune lapse elustamisel või ongi nagu mingid väga nagu jubedaid asju näinud, et mingid avariid on vahel nagu väga siuksed, et see nagu ei kao nagu sellest mälupildist ära, et mul on ka näiteks mõned laibad on nagu jäänud nagu nii-öelda kummitama veits, aga ma ei mäleta nende nägusid mitte kunagi. Et selles mõttes ma nagu, see kuidagi nagu tuleb alateadlikult, et sa nagu distantseerid ära, et mingist momendist ta nagu ei ole sinu jaoks enam nagu inimene, vaid ta on nagu lihtsalt nagu keha. Et ja see huumor tegelikult aitab ka nagu väga palju, et me selles mõttes nagu, see on ikka väga nagu rõve, mis nagu nalju me vahepeal teeme ka nagu nii-öelda surnute teemal, see on nagu veits imelik. Aga see on ka asi, mis nagu aitab meil nii-öelda toime tulla sellega, et lihtsalt ei jääks nagu painama. Ja mõnikord on näiteks ka nii olnud, et kellel on väga raske kutse olnud, siis neile on öeldud, et kuule, et sa võid koju minna, aga samas näiteks need inimesed ei ole nagu nõus olnud koju minema, sest sa lähed koju, sa oled seal üksi ja siis sa hakkad ketrama. Et palju lihtsam on see, et sa teedki nagu tööd ja proovid nagu nii-öelda nagu oma mõtted eemale viia, tehes nagu muid asju. Et eks see ongi, et kellele kuidas ta on ikkagi selline asi, mis võib-olla päris igaühele nagu ei sobi. Lihtsalt, kes ei kannata verd, kes ei kannata mingeid muid kehavedelikke. Huvitav küsimus muideks. Marin, mis sa arvad, mis kehavedelikku olen mina kiirabiautos kõige rohkem näinud? Nagu siis patsiendi poolt või siis jah. See on liiga keeruline küsimus. Ei ole. Paku midagigi. Mis? See on väga hea pakkumine, aga ei ole. Et tegelikult mina olen statistiliselt kõige rohkem näinud kiirabiautos pisaraid. Ja mitte ainult siis nagu nii-öelda kurbuse pisaraid, vaid ka rõõmupisaraid, ka mingisugused lihtsalt, ma ei tea, segasuse pisaraid, mis iganes. Et see on tegelikult nagu, kui inimesel on ikkagi midagi juhtunud, siis ta on nagu väga haavatav ka hingeliselt ja siis mingi moment hakkab inimesel nagu väga kahju endast. Ja tegelikult nagu seda näeb ikkagi nagu meeletult palju kiirabiautos. Vahest võib see isegi kergendus olla, vaata. Või ma ei tea, kas me ootad abi ja siis tuligi abi. Ja, absoluutselt, jah. Aga kuule, mul tuleb üks varasem küsimus meelde, mis on hoopis teisest teemast. Et mis su lemmikraamat on? Mulle meeldib väga üks harjumuste raamat, selles mõttes lisaks sellele tipptegijate harjumustele, selles mõttes, et need Kristi raamatud, ma olen need kõik läbi lugenud ja nad on ka nagu suurepärased. Mulle varasemast lugemisest on meelde jäänud harjumuste jõud. See on vist mingi Dahig või mingi selline on ta nimi. Ma võin pärast kuskile selle kirja panna. Et tema siis nagu räägib pigem sellest, et kuidas need harjumused nagu tekivad. Ta toob ka väga häid näiteid, näiteks mingisugune, ma ei tea, Starbucksi näitel, et kuidas nagu need tööandjad siis nagu tekitavad töötajates mingeid harjumusi, mis on siis nagu firmale kasulikud ja samas ka inimese arengule nagu väga head. Et ta on nagu selline nagu nii-öelda, et pigem nagu võib-olla avardab nagu neid teadmisi, kuidas mingid asjad toimuvad. Ja näiteks sinna otsa siis lugeda see tipptegijate harjumused ja siis ta ütlebki sulle, et mida sina nagu peaksid tegema. Ja teine nagu hoopis teisest valdkonnast on üks raamat, mille eestikeelne pealkiri on Kahuriliha ja ma ei mäleta, mis selle naisterahva nimi oli, kes seda tegi, see oli üks ajakirjanik, kes siis läks ja uuris sõjaväelasi ja nende igasuguseid nagu
nii-öelda haigusi või seisundeid, et noh, ma ei tea, ongi, et kui nendel on näiteks mingi kõhulahtisus ja nad on keset sõda, et mis siis nagu saab või noh, näiteks need ka, et millest nagu ei räägita palju on ju see, et kui mõni sõjaväelane näiteks astub noh, selle ise tehtud selle lõhkeseadme otsa ja kaotab jalad, siis nagu räägitakse küll tema jalgadest, et sa umbes, ma ei tea, kõnnid seal või ei kõnni või noh, mis iganes, aga mitte keegi ei räägi nagu tema tegelikult suguelunditest, mis on mehe puhul nagu kõige suurem löök tegelikult. Et kui nagu see seal allpool nagu ei funka, siis on nagu see psüühikale nagu väga raske koorem kanda ja sellest ei ole nagu väga paljudega rääkida. Et see kahuriliha nagu, noh, seal, noh, ma ei tea, räägitaksegi, ma ei tea, kärbestest ja noh, millest kõigest veel, see põrgu kuumusest ja kõikidest nendest materjalidest, et see nagu nii-öelda tervishoiutöötajale, ma arvan, et tegelikult ka igaühel oleks päris põnev nagu lugeda just sellist nagu perspektiivi, et just, et mis hädad nagu neid vaevavad, mis nad nagu teevad, kui nad tõesti noh, lasevadki püksid täis, et noh, et see on nagu nii vahvalt on nagu kirjutatud, et ma kohe noh, nautisin igat lehekülge sellest. Päris huvitav jah, et mis teema nagu on valitud ja kuidas ta seda nagu siis tegi, et päris huvitav, sest me noh, ongi vaata sõda meie jaoks on tavaliselt õnneks päris kaugel, kuskil, ma ei tea, loeme sellest, isegi kui Ukraina ei ole nii kaugel, meie ei ole ju seal õnneks, aga jah, et kuidas see tunne on ja ma ei tea, noh, sõdurina veel teine asi. Aga kuna on väga huvitav küsimus ja Keiti siin paneb väga häid küsimusi ja küsib minu käest, et mis minu esmamuljed ja senine kogemus Tatjanaga on olnud. No ma arvan, et päris hea näide on see, et Tatjana on siin. Et ma ei saa öelda, kus mul see mõte tekkis praegu, sest see on selle salaprojektiga seotud. Aga Tatjana on, nagu te kõik täna nägite siin, me oleme varsti saab tund aega täis, et nii vahetu ja sinuga on nii lihtne suhelda. Et ma tegelikult Tatjanat esimest korda nägin, minust oligi see naisinvestorite tiimi sellel, olime seal laua ääres ja sa olid kohe seal nagu, mina olin esimest korda seal tiimis tegelikult. Ja siis ma vaatasin, aga sina olid nagu vana olija seal kuidagi. Oh, issar, kui äge on ja kuidagi kohe sa tekitad nagu inimestele sellise, miks sa, ma arvan, väga hästi sobid ka assistendiks Kristile, hästi sellise vaba tunde, vaata. Et sa tunned nagu, et sa oled nagu teretulnud ja selline, noh, vaata, kui me rääksime suhtlemise oskusest, see on nii oluline oskus, vaata, rääkidagi iga inimesega millestki, et Eestis nagu minu meelest seda small talki nagu olulisusest ei saa tõesti aru. Et öeldakse, et see on ju nii pealiskaudne ja ma ei tea, USA see keep smiling ja ma ei tea, how are you, nad ei taha tegelikult teada, kuidas sul läheb. Aga see on hoopis teine asi, see ongi see, et räägidki niimoodi nagu meeldivalt ikkagi inimesega sõbralikult, naeratad kas või, et meil on seal ikka veel natuke minna minu arvates, et ma ise ka Instas ükskord küsisin suhtlemisteemadel, ma ei mäleta, millega seoses see ka tekkis ja siis ka inimesel palusin jagada nagu raamatuid, et natuke sealt tuli, aga üldiselt ega sealt ka väga palju soovitusi ei tulnud, et mida lugeda, kuidas seda õppida ja vaata, Kristilt küsitakse tihti ka enesekindlusest, aga lisaks sellele see on minu meelest on ka eneseteadlikkus. Mulle hästi meeldis see, kuidas sa praegu ütlesid seda, esiteks kõik on õpitav, kõik on tehtav, usud endasse, aga teisalt näiteks sa tunned, et ma ei ole veel valmis võtma seda kiirabibrigaadi üle juhtimist ja see on ju ka täiesti okei, et võib-olla päris tihti me seda ka ei tunneta, et aga ma ei ole valmis ja see on okei, see ei tähenda, et ma ei ole piisavalt hea või kuidagi nagu mingi nõrkus või mingi miinus, vaid see on ka tugevus nagu aru saada, ma ei ole veel seal maal ja võib-olla sulle ei sobigi, siis sa ei pea seda tegema, et see on nagu minu meelest hästi-hästi sümpaatne. Aitäh sulle. Mul kusjuures nüüd sinu jutuga tuli nagu nii palju igasuguseid nagu neid nagu asju, mis ma veel tegelikult tahaks jagada. Ma ootan, et issand, me oleme juba tund aega täis rääkinud ja ma olen terve aja lihtsalt mingi lobisend. Et selles mõttes nagu ma olen sulle nagu väga tänulik selle eest, et sa mind kutsusid ja tegelikult nagu sinuga on väga meeldiv ja kerge ka vestelda, et selles mõttes kõik need sõnad, mis sa nagu mulle oled öelnud, need ka sulle tagasi, et kui oleks nagu mingisugune kuiv, mingi host, vaata, siis sa oleks ikkagi mingi jah, ei, võib-olla loed mõne küsimuse või kuidagi siuke, et see õhkkond nagu tegib teistmoodi. Kusjuures selle naisinvestorite klubi selle üritusega seoses oli väga huvitav see, et ma sain Kristilt tagasisidet, et ma olen järsk ja et ma ehmatasin tegelikult päris mitmed ära ja selles mõttes ma saan sellest aru, kus see nagu tulnud on, et esiteks mu see nagu nii-öelda see laiguline elu see nagu eeldabki seda, et sa oled nagu siuke hästi range ja siuke nagu, et teeme
ja ega ka kiirabi parem pole selles mõttes, et sa ütledki kiirabi, nii-öelda, kui sa tuled patsiendi juurde ja tal on ikkagi midagi väga nagu jamasti, siis sa ütledki põhimõtteliselt niimoodi, et ma ei tea, et pange nüüd kott kokku ja lähme haiglasse, sa ei hakka nagu ütlema, et kuulge, et me nüüd peame haiglasse minema, et kas te võiksite palun, et iga sekund on arvel ja see on nagu minuga ka kaasa tulnud, mis tõttu ma võib-olla vahel ehmatangi inimese ära lihtsalt sellepärast, et ma olen harjunud nagu niimoodi rääkima, et ma olen üritanud natukene seda võib-olla veidi nagu tagasi tõmmata, sest et kui ma ikkagi teadlikult ennast jälgin, siis ma saan enda juures ka ikkagi nagu mingeid asju natukene nagu sättida, aga see on küll nagu selline asi, mis ikkagi käib minuga kaasas ja see võib vahel natukene hirmutav olla. Ehk siis nagu selline tunne, nagu ma olen nagu igal pool üle terve selle, et sihuke väga nagu intensiivne. Ja teine lugu, mis ma tahtsin rääkida, oli see, et ma käisin Kristiga kaasas ühel üritusel ja esimest korda oli natukene selline, võib-olla kergelt selline nagu edev tunne, et Kristi juurde tuli rääkima üks paar, üks meesterahvas ja naisterahvas ja nad alustasidki vestlust niimoodi, et tere Kristi, et me lugesime, et sa Instagramis oled nagu nii avatud ja ütled alati, et tulge öelge tere, et me siis tulimegi nüüd kasutame juhust. Ja siis nagu pärast seda, kui ta seda ütles, ta vaatas mulle otsa see meesterahvas ja ütles, tere Tatjana. Ja siis ma mis asja? Ja siis Kristi hakkas nagu ütles oma viisakused, hakkas mind nagu tutvustama ja siis see meesterahvas ütles, et me teame, kes ta on, et me jälgime nagu sind, vaata. Et nagu see moment oli küll nagu selline, et nagu niimoodi on juba, et põhimõtteliselt Kristi jälgijad juba nagu teavad ka, et kes mina nagu olen, et ma tean küll, et ma olen tal nagu ka pildis olnud seal storydes ja see on suur tõenäosus, et inimesed nagu võib-olla on minust midagi kuulnud, aga see on nagu ikkagi sihuke natuke nagu naljakas sihuke tunne, millega nagu veel on vaja harjuda, aga samas see natuke meelitab ka. Ja ikkagi esimene kord on. Ja, et see oli sihuke hästi nagu lõbus, et natuke pani punastama ka. Et mis ma nüüd ütlen, te teate kõike. Ja, et selline meeldiv olek oli. Aga võib-olla kohe tõmbame kokku, aga mul tekkis sellega vaata, et sa oled selline konkreetne, et Kristi ise ka ju konkreetne ja inimesed nii naljakas arvavad ju ka, et Kristi on kuri ja ülbe ja mis iganes, et see on päris naljakas, et samas nagu keegi ei mõtle selle peale, aga mismoodi ta siis vastab seal Instagramis, kui ta konkreetne ei ole, et kui teil kõik need vastused oleks muina, siis ei saaks ju sealt mingit vastust. Et tegelikult inimesed ise ootavad väga konkreetseid vastuseid ja näiteks kui sa ei ütle, et kui ma selle raha siis panen, siis ma ütlen, ma ei saa niimoodi öelda, siis nad isegi võivad vahaseks vahest saada. Et selles on päris huvitav. Ja aga see on päris huvitav vaata saada tagasisidet ja siis ise mõelda selle üle, aga nii, ma vaatan, et rohkem meil küsimusi ei ole. Aitäh kõigile, kes nii aktiivselt siin meiega vestlesid ja eriti suur aitäh sulle, Tatjana, nii tore oli sinuga rääkida. Kindlasti sinuga veel, on ju? Ja aitäh, et sa mind kutsusid, ma olen väga tänulik sulle ja aitäh kõikidele kuulajatele ka, et teid on siin ikka parasjagu. Ja et just nii aktiivsed olite, et siis seda toreda on meil ka siin vestelda. Aga suur aitäh ja head õhtut! Tšau! Tšau!